Tere! Koolielu keskkonnas on võimalik luua erinevaid kogukondi. Järgnevalt õpetan, kuidas seda teha. Kõigepealt tuleb logida sisse, kirjutada kasutajanimi ja parool ja sisse logida. Seejärel valida kogukonnad, loo uus kogukond ja hakata välju täitma. Kõigepealt on võimalik lisada pilt kogukonnale. Mina teen algklassiõpetajatele ja seepärast valin algklassiõpetajate pildi. Edasi kogukonna nimi on Kunda ÜG algklassiõpetajad. Kirjeldusse panen mõned märksõnad, rõõmsameelsed, õpihimulised ja tegusad. Edasi vaatame, mis on vaja veel teha. Kõiki välju ei pea esialgu täitma, et neid saab ka pärast muuta ja lisada. Lühikirjeldusse võiks kirjutada tore koht, kus õppida. Ja õpetada. Märksõnadeks on meil õppeainete nimetused. Eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus, esialgu sellest piisab. Nagu ma ütlesin, et kõiki välju ei pea täitma, siis tuleks valida, et mis ained. Kuna kõik ained said juba kirja pandud, siis valime siit algõpetus ja märgistame selle ära. Ja vaatame edasi. Et tüüp on siis, et siin on valida 4 erineva kogukonna vahel ja meile täitsa sobib see, et ainealane kogukond. Kogukonna liikmelisuse volitused. See on üks oluline koht, et kas see kogukond jääb meil avatuks või see on suletud. Momendil ma panen, et see on suletud ja kui inimesed tahavad sellega liituda, siis peavad nad saatma taotluse, mille siis mina saan vajadusel kas kinnitada või siis mitte. Ja siis on erinevad variandid, et mida veel saab siis sellel kogukonna lehekülgedel teha. Ja salvestada. Selline näeb siis esialgselt välja see salvestatud lehekülg. Et siin on siis veel olemas eraldi, et kutsuda liikmeid. Selleks siis ma peaksin otsima, et kui nad on koolielu portaaliga liitunud, siis mul on lihtsalt vaja siia kirjutada nimi ja otsi. Ja saan teda kutsuda. Ja paremal pool nurgas on näha, et kutse kasutajale edastatud. Ja loomulikult saab siia siis pidevalt täiendusi teha ja seda kogukonna lehte edasi arendada.